Kas noored ka ennast vahel üksildasena tunnevad? Tunnevad küll ja isegi rohkem, kui me arvata oskakski. Apotheka tellitud uuringust selgus, et 16 kuni 24 aastastest tunneb end üksildasena suisa iga 4. ja 25 kuni 34 aastastest iga 5. inimene tunneb ennast sageli või pidevalt üksildasena. Ja probleem on see selle tõttu, et meil ei hakka see kohe silma. Me justkui ei märkakski seda, sellepärast et noorte elus toimub väga palju asju, neil on tempo kiire, nad on ka energilised ja muutusi on palju, aga samas on see siiski tõsine probleem. Noorte üksildus on seotud sageli elumuutustega, kui näiteks vahetatakse kooli või kolitakse teise linna või isegi teise riiki elama. Või siis näiteks, kui sõbrad on juba abiellunud ja saanud oma lapsed. Ja vahel ka on raske uusi sõpru leida siis, kui on olnud kogemusi kiusamisega või väärkohtlemisega. Ja võib ka ju nii olla, et justkui on perekond, kellega on hea suhe ja justkui on sõpru, aga siiski ei tunta kuskil ennast oma inimesena või need suhted ei ole piisavalt tähendusrikkad. Kuidas siis üksildusega tegeleda võiks? Üks viis selleks on märgata ja muuta oma mõttemustreid ja psühholoogias me räägime sellistest nähtustest nagu allakäiguspiraal ja üleskäiguspiraal. Allakäiguspiraal algab üksilduse tundest, mis siis omakorda hakkab mõjutama meie mõtteid ja need omakorda meie käitumist. Ja see võib alata väga väiksest asjast. Olen näiteks üksi kodus, näed, et sõbrad on postitanud oma toredast kokkusaamisest mõne pildi sotsiaalmeediasse ja tekib kohe mõte, et miks nad mind ei kutsunud, kas ma ei olegi oluline ja väärtuslik, äkki ma ei meeldigi neile üldse. Ja see hakkab mõjutama seda, et kuidas me edaspidi kontakti hoiame teiste inimestega. Ja seda kaudu võib neid kontakte järjest vähemaks jääda, tunne läheb järjest üksildasemaks ja mõtted enda väärtuse kohta järjest tugevamaks. Aga õnneks on olemas ka sarnane üleskäiguspiraal ja seda mööda kulgeda saab kõige paremini nii, et teadvustada endale, et mul on selline tunne nagu üksildus ja mul on mõtted, mis mõjutavad ka minu käitumist. Ja siis on hästi oluline teada seda, et me saame neid mustreid muuta ja muutma saabki hakata väikestest asjadest. Et on see üks põgus kokkusaamine, telefonikõne, armas sõnum või siis vahel aitab ka siirast terest või aitahist. Ja see parandab meie enesetunnet ja selle tõttu on juba järgmised kontaktid teiste inimestega palju tõenäolisemad. Noorena on hästi oluline kuhugile jõuda, saada täiskasvanuks, avastada iseennast maailma, saada edukaks ja tundub, et selle kõigega on päris kiire kogu aeg. Aga samas me teame, et tähenduslike suhete hoidmiseks piisab vahel päris pisikestest suhtlusampsudest ja selle jaoks meil ikkagi võiks aega olla.